Me oleme nüüd tulnud juba stuudiost välja ja seda põhjusel, et kui meie lõpetame täna hooaega, siis tegelikult on üks klubi, mis alustab oma suvist hooaega. See on Eesti Jaguari klubi. Tere hommikust. Tere hommikust. Palju neid Jaguare siis on Eestis, et neid nagu sa klubilisel eesmärgil saab kokku kutsuda? No ma arvan, et neid on palju rohkem, kui meie teame, et ütleme, meil on Facebooki grupp, kuhu on julgenud tulla üle 500 inimese. Ma arvan, et selliseid aktiivsemaid meil on umbes 100, aga nüüd kõige aktiivsemad, kes kohale ka tulevad tavaliselt, siis neid on 40-50. Kui me Jaguari natukene tutvustaksime, siis milline automark on Jaguar? Ta on kindlasti selline elegantne, väga mugav. Kui mõtleme, et kuskil Inglismaa sõidutatakse kuningaid ja teisi selliseid suuri inimesi nendega, siis kindlasti seal on selline mugav. Ütleme nii, et kui BMW vend teeb midagi valesti, siis ta on lihtsalt imelik, on ju. Kui Jaguari inimene teeb midagi valesti, siis see oli kogemata. Aga sa juba natukene iseloomust, ma olekski küsinud sinu käest, et üks asi on see, et sa iseloomustad seda autot, milline ta on, aga milline on Jaguari omanik? No, ta on kindlasti selline gentleman. Gentleman ikka. Kui natukene nagu läheme vaatame, sest et Jaguari on ju erinevaid, eks ole, Jaguari ajalugu on väga värvikas, eks ole, olnud, siis üks võib-olla tõesti legendaarsemaid on Margus siin samas meie juures, see on Jaguar E-Type. Kui legendaarne see masin on? No ma arvan, et iga Jaguari omanik näeb märgasid unesid nendest, et tahaks omada, jah? Jaa, kindlasti. Et eks need klassikud ongi sellised, mida rohkem neil kogunemistel ka tullakse vaatama, aga meie loomulikult kutsume üles ka modernsemaid Jaguari, et tuleks sinna klubisse juurde, sest see vibe on ikkagi olemas, see hing, Jaguari hing, et on ta vanem või uuem, siis tal on oma selline spirituaalne osa seal. No ma pean tunnistama, ma ei ole kunagi varem üheski nii vanas Jaguaris istunud. Ma võib-olla elus võib-olla üldse paaris Jaguaris olen istunud. See on nüüd aastast, mis see oli, 76, 78. Ja ütleme nii, et ta lõhnab ka nagu aastast 78 siin sees, aga see nahk, sisu ja kõike muide, ma saan näidata pilte ka, sellisena tuli ta omanikule, et kui võimalik on näha, et see on ikka väga korralikult ära taastatud, et siin on need fotod, millisena ta nägi välja siis, kui seda taastama hakati. Nii et seda putitamist on oma jagu, aga seest näeb ta välja selline, ma ei ütlekski, et ta nüüd nii manuaalne või analoogne on, et ma näen, et siin on heated window on siin kirjas, et siin on aknasoojendused olemas täiesti, et üsna selline, 78 aasta kohta ikka päris modernne. Margus, mis on sinu kommentaarid või kirjeldus selle konkreetse auto kohta, kus Kristjan hetkel istub? No eks tal ongi, et olgugi, et on vanem mudel, siis Jaguar on ikkagi tehniliselt ju alati olnud selline eelkäija, et kõik mugavused pannakse sinna sisse, et seda ei ole nüüd, et kui sa lähedki vanemasse Jaguari, et siis sa istud sellises lihtsalt kõvas karbis, on ju, et tihtipeale ongi, et mõned inimesed hindavad seda mugavust vanadel rohkem kui uutel, et mina, kui ma 2015 jooksin selle Jaguari klubi otsa ja siis mul oli modernne Jaguar, siis mulle vaadati otsa, et kuule, et aga oled sa kindel, et see klubi on sinu jaoks, et Jaguarid on ikka just sellised, keda putitatakse, aga sa sõidad ju aasta ringi, et meie ainult sõidame paar korda aastas ja ülejäänud ajast putitame neid, et selles mõttes jah, aga nagu ma ütlesin, meie tahame, et kõik Jaguari omanikud on teretulnud, et vahet ei ole, kas nad on uuemad või vanemad. Ma küsin veel, mis ta läbisõit muide on? Ma isegi ei tea. Seda peab omaniku käest küsima. Seda peab omaniku käest küsima. Aga läheme vaatame, Margus, sinu uuema Jaguari juurde. Selle kohta sa oskad ilmselt juba täpsemalt öelda, et mis aasta oma see on? 2016. 2016, jah. Ja see on nüüd mis mudel või mis tüüp see on? See on XJ. See paigutab, ma pean tunnistama, ma Jaguarist nii palju ei tea, et on siis, mis ta nüüd täpselt see XJ tähendab? Ütleme nii, et siis, kui neid veel toodeti, siis ta oli nii-öelda see esinduslikum auto, et siis ongi, et tänapäeval, kui sa vaatad Beckinghami palatsi juures, siis tavaliselt on XJ-id need, kellega neid kuninglikke sõidutatakse. See on küll sportversioon, ma saan aru. Mis selle auto suurimad sellised trumbid või kõige vingemad omadused on? No ma arvan, et kui mina nägin teda esimest korda 2011, siis ma nägin ainult unenägusid sellest edaspidiselt ja siis ma lihtsalt pidin ta saama, et tal ikkagi on selline, et sa ei näe teda iga nurga peal, on ju, ja vähemalt mul, kui ma esimest korda seda nägin, siis lõug lihtsalt kukkus lahti, et wow. Aga kuidas te sõiduomadused on?
väga mugavad. Et mul on tuttavaid, kellel on olnud erinevaid automudeleid, väga luksuslikke ja siis nad on istunud Jaguari rooli taha ja öelnud, et vau, et ei oleks kunagi uskunud. Kuidas sulle meeldis see tunne? Ei, nad on ju väga mõnus on seest, need uued autod on kõik väga mõnusad. Just. Ma arvan, et see sõidu mugavus ongi see, mis hakkab oluliselt, eks ole, mängima. Aga... Ja no Jaguaril peab ikkagi olema, sellel mudeli võib-olla ei ole, aga kuna ta on ikkagi selline kasslane, on ju, siis korralikud Jaguarid teevad ikka sellist kassi, sellist mööret ka, on ju. Kernus kogunete te nüüd juba sel nädalavahetusel. Kas see on ainult Jaguari omanikele mõeldud või kes sinna tulla võivad? No sinna platsi peale parkida saavad Jaguarid, on ju, aga vaatama ja uudistama autosid on loomulikult teretulnud kõik inimesed, on ju. Et tihtipeale ongi, et inimesed ei tea võib-olla Jaguaritest piisavalt palju, on ju, ja ei oska siis võib-olla hinnata seda. Aga samas, kui nad juba näevad ja tunnevad seda lõhna või mis iganes omadusi, on ju, siis tavaliselt ikka hakatakse mõtlema, et ei tea, kus sellise pilli endale ka saaks. Milline Jaguari tulevik võiks olla, et kas need vanad autod on jätkuvalt auses ka tulevikus või kas Jaguar teeb ägedaid kaasaegseid autosid ka tulevikus? No vot sellest võib nüüd olla mitmel mõttel, on ju, et on arvamusi, kes arvavad, et on väga ägedad autod, mis on uued tulnud, sest Jaguar on rohkem nagu elektrikate peale läinud, on ju. Aga samas ikkagi, kui me teeme neid kogunemisi, siis need klassikumid on ikka need, mida inimesed tulevad uudistama kõige rohkem. Et siiamaani, olgugi jällegi kõik elektrikad ka tere tulemast. Me tahaks ka näha sellist võib-olla lähemalt, on ju, aga siiamaani ei ole ükski elektrikas julgenud veel meil kogunemistele tulla. No me võime korra proovida, sul on võtmed olemas siin, äkki saame hääled sisse panna, et mis häält teeb siis tänapäeval Jaguar. Ma kujutan ette muidugi, et see vanem E-Type teeb ilmselt natukene siuksest, autosemat häält. Tänapäeval hakkavad need nurruma kõik, eks ole. Ja sul on, kus sul see start-stop on? Kus koha peal? Niisamad. Ma ei pannud tähele, peitis ära ennast siia. Hoia põhjas korra. Ahah. Nii, Smart Key Not Recognize, sa pead mulle andma võtme vist ikkagi. Saame äkki nüüd paremini. Vaat nii. Ikka. Kusjuures mulle meeldib see, et nad ikkagi teevad need autohääled jätavad enam-vähem selliseks, et sa ikka tunnetaksid, et see on masin. Jaa, eks ta on, et okei, see on meil 3-liitrine V6 on ju, et siis kui me võtame 5-liitrise V8, siis see ikkagi teeb palju kõvemat häält ka sellel mudelil. Aga ma arvan, need lemmikumatest, mis tänapäeval on modernsed, on F-Type, et see möörgab ja korralikult. Väga vahva. Siis juba Kernusse nädalavahetusel kõik, kes tunnevad huvi. Tere tulemast kõik. Imeline koht, kus veeta imelist aega, imeliste inimeste ja ilusate autodega. Nii, aitäh sulle, Margus. Me saadame teid siis autodesse tagasi, aga me liigume siit, aitäh sulle. Me liigume siit juba hea kolleegi Madis Kimmeli juurde. Tere hommikust. Tere hommikust ja teadupärast ju Jaguar ostavad endale bemmimehed, kes arvavad enesel raha olevat. Väike torge tuli. Väike nali, vabandust.